Tere, mina olen Sander. Kätte on jõudnud kevad ja seoses sellega on alanud ka 2017. aasta nutitelefonide hooaeg. Meil on tutvustanud mitmete tootjate lipulaevu, sealhulgas ka Samsung on välja andnud Galaxy S8 ja S8 Plus telefonid. Vaatame lähemalt ja võrdleme iPhone'i 7 Plussi ja Google Pixel XL telefonidega. Seda, et nutitelefonide maailmas on tulemas suurem disainiuuendus, oli näha juba eelmisel aastal, kui Xiaomi tuli välja koos Philips Starkiga telefoniga Mi Mix, mis oli täis uuendusi ja innovatsiooni ja üllatas paljusi. Kuna see oli kõige lähedam sellele, mida me olime oma vaimusilmas pidevalt ja filmides kujutanud ideaalse telefonina, mis on põhimõtteliselt nagu paber ja ainult ekraan. Selle telefoni kattis esipaneeli 93% ekraan ja selleks oli kasutusele võetud tõelised innovatsioonid, näiteks ei olnud seal enam kuularit, vaid see käis kõik läbi luuvibratsioonid. Sel aastal on Samsung ka teinud sammu sinnapoole ja valmis saanud tõelise meistriteosega Samsung Galaxy S8 ja S8 Plus kujul, kus 83% esipaneelist on kaetud ekraaniga. Ja Samsung lubab, et seekord need telefonid ei plahvata, ei sula ja neid võib ka lennukisse kaasa võtta. Võtame koos välja Samsungi Galaxy S8 Plus telefoni karbist, vaatame, milline on see riistvara, milline on ekraan, kaamera, üleüldine võimekus ja ka tarkvara. Samsungi Galaxy S8 Plus tuleb väga stiilses mustas karbis. Siia sisse loomulikult esimese asjana on telefon, millel mõlemal pool kiled, kaitsmaks selle transpordi eest. Seejärel on siin sees juhend ja ka PIN, võtmaks välja SIM-kaarti, kiirlaadja, koos erinevate USB üleminekutega, kuna tegemist on USB-C telefoniga, siis siin on võimalus suurelt USB-lt üle minna andmete vedamiseks või siis ka kasutada mikro USB kaablit. USB kaabel ise ja ka Samsungi ära ostetud Harmony brändi alla kuuluv AKG kõrvaklapid, millel on ka kaasas ka mitmed teised silikoonotsad. Ja need on ilmselt ka esimesed kõrvaklapid minu kogemuses, mida tasub karbist välja võtta. Esimest korda telefoni karbist välja võttes ja käes hoides on enamus inimeste reaktsioon tõeline wow, kuna keegi pole näinud nii suurt ekraani nii väikses telefonis. Ja tegemist on tõelise meistriteosega tööstusdisaini valdkonnas ja minu meelest kindlasti kõige kenam telefon, mis täna välja on tulnud nii välimuselt kui ka materjalide poolest ja mugavuse poolest käes hoida. Telefoni ümber vaadates on siin traditsiooniliselt paremal on-off nupp, vasakul on olemas voluumi ehk siis helitugevuse kõvemaks ja vaiksemaks panemise nupp ja selle all kohe täiesti uus nupp Bixby, millest me räägime hiljem lähemalt, aga riistvaraliselt oleme selle tihti ajanud sassi helitugevuse madalamaks keeramisel. Telefoni all on säilinud kõrvaklappide auk, laadimiseks kasutatakse nüüd USB-C otsikut ja on ka üks kõlar. Vastuoluliselt paljudele teistele kuulujuttudele on Samsungil ainult üks kõlar ja ees olev kuular ei toimi kõlarina. Samsungi SIM-kaardi juurde on võimalik lisada ka microSD mälukaart, millega on võimalik sees olevat 64 gigabaitist mälu laiendada. Telefoni eesküljel on infravalgus, kaamera, kuular, LED-valgus ja lähedussensor. Tagaküljel on samuti säilinud Samsungi tervisesensor, välk, kaamera, mida on uuendatud ja sinna kõrvale on täiesti uue kohana tekitatud sõrmejälje sensor. Samsungi telefon on endiselt veekindel IP68, mida on võimalik siis hoida 1,5 meetri sügavusel vähemalt 30 minutit, võrreldes iPhone'iga, mida on võimalik hoida 1 meetri sügavusel 30 minutit. Selle telefonile sisse ehitatud ka NFC, millega on võimalik teha nii Samsung Pay kui Android Pay makseid ja kõiki muid NFC teenuseid kasutada ning samuti juhtmevabalt laadida. Aga tagasi kõige olulisema juurde, mis teeb selle telefoni nii eriliseks. Samsungi Galaxy S8 Plusil on 6,2 ja Galaxy S8 5,7 tolline ekraan. See on ka põhiline, mis neid eristab. Mõlemal on ekraani resolutsiooniks 2960 x 1440, küll aga tavarežiimis jooksutab ta ainult HD graafikat selleks, et hoida kokku võimekust ja hoida kokku voolu. Küll aga gabariitidelt on ta tegelikult väiksem ja palju mugavam käes hoida kui iPhone 7 Plus ja Pixel XL, millel mõlemal on 5,5 tollised ekraanid ja jooksutavad mõlemad HD resolutsioonis. Vahe tuleneb aga sellest, milline on ekraani kõrguse ja laiuse vaheline suhe. Samsungi puhul on see 18,5:9, küll aga iPhone 7 ja 7 Plussi ning samuti Pixel XL-i juures on tegemist 16:9 suhtega, mis on ka sarnane enamus televiisoritele ja arvutiekraanidele.
Seda ekraani on väga ilus vaadata ja kasutada nii oma värvide poolest kui suuruse poolest. Ainus mure on see, et enamus aplikatsioonid ei ole optimeeritud sellele, ehk sellest ekraanist ei ole suurt kasu. Näiteks Instagrami ja paljude teiste äppide puhul ei ole see ruum absoluutselt optimaalselt kasutatud ja sa näed ikkagi sama palju infot, kui sa näeksid näiteks iPhone 7 Plussi puhul. Reaalelus enamus aplikatsioonid ei toeta täisresolutsioonis nende kasutamist. Näiteks kui vaatad YouTube'i videosi, siis on sul võimalus seal minna täisekraani, kuid lõikad sellega ära video ülemise ja alumise ääre, näiteks minu videode puhul lõikad pea maha. Kuna ka enamus kaamerate sensorid on 4:3 ja enamus ekraanid 16:9, siis ka paljud äpid ei ole optimeeritud selleks. Facebook Messengeris näiteks videokõne tehes äpp automaatselt venitab välja pildi hoopis piklikumaks, mis ei ole see, kuidas see tegelikult lindistatud on teisel pool. Argument, et veebilehitsemine on mõnusam, olen nõus, kuigi mitte üldjuhul parem kui iPhone 7 Plussi juures seoses sellega, et ekraanile on paigutatud ka erinevad veebilehitsemise tööriistad. Ehk siinkohal on veel arendajatel pikk tee minna ja samamoodi kasutajad peavad olema lihtsalt kannatlikud, kui nad ei kasuta ainult Samsungi aplikatsioone. Liikudes edasi protsessori juurde ja võimekuse juurde, on Samsung Galaxy S8 kahte versiooni. USAs liikub Qualcomm'i 835 uus protsessor ja Euroopas liikub Hexagon ARM-i põhinev V8 8-tuumaline 1,7 GHz protsessor. Geekbenchi testi tehes on üleüldiselt võimsuselt kõige võimsam Samsung Galaxy S8, teisel kohal tema järel iPhone 7 Plus ja tema järel Pixel XL. Küll aga kui vaadata ühe tuuma võimekust, siis Samsung S8 on umbes 2 korda nõrgem kui iPhone 7. Liikudes edasi Antutu testi juurde, siis me näeme, et ka siin on kõige võimsam Samsung Galaxy S8, kohe lähedal järgneb iPhone 7 Plus ja temast tagapoole jääb Pixel XL. USA-s leviva protsessori Qualcomm 835 juures on see seis tegelikult vastupidi ja iPhone on võimsam kui Samsung, küll aga Euroopa protsessoriga on Samsung kiireim. Sama on näha ka graafikatestis 3D Mark, kus Samsung Galaxy S8 saab kõige võimsama skoori ja üleüldisest seadmete arvustuses on ta ainult iPad Pro järel ja sellele järgneb Pixel XL ja temale iPhone 7 Plus. Olles kaameratest varem kogenud, et see, mis paberi peal on kirjas, ei tähenda seda, mis tingimata päriselus on, kuna siin ei sõltu ainult sellest, mis riistvara telefoni sisse on pandud, vaid ka see, mis operatsioonisüsteem seal jookseb ja millist tarkvara sa igapäevaselt kasutad. Selle kohaks on, et ma tegin ühe kiiruse testi, kus ma panin kokku oma igapäevaselt kõige kasutatavamad äpid ja tegin ühe tiiru, kus näha avamiskiirust ja tegin teise tiiru, et näha, kui hästi nad hoiavad neid aplikatsioone oma mälus. Kiirete animatsioonidega on Samsung kiire avama sisse ehitatud äppe. Kui aga jõuame kolmanda osapoolte arendajateni ja mängudeni, siis Samsung takerdub ning nii iPhone kui ka Pixel XL lähevad eest ära. Eriti keeruline mälu poolest Samsungil teine ring, kus iPhone on suutnud kõik äpid mälus lahti hoida, Pixli puhul ka enamus neist, kuid Samsung taaskäivitab peaaegu kõik äpid. Lõppajaks on Samsungil 1 minut 59 kahe ringi eest, Pixlil 1 minut 49 ja kiirem iPhone 1.33-ga. Ehk see test tõestab minu jaoks veelgi enam, kui oluline on mitte ainult see, et siin sees oleks võimas riistvara ja ilus telefon, vaid ka see, milline on operatsioonisüsteem ja millised on need aplikatsioonid arendajate poolt, mida me igapäevaselt kasutame. Samsung tutvustas oma S8 avaüritusel ka lisaseadet TEX, millega on võimalik telefon ühendada ekraaniga ja et saada täiuslik arvutikogemus. Küll aga tasub siin sama asja meeles pidada, et kaasa peavad tulema arendajad, kes seda sama protsessorit suudavad ära kasutada ning samamoodi optimeerida oma äppe ekraanile vastavas suuruses. Muud riistvara uuendusi vaadates, siis Samsungil on sees 3500 mAh aku, mis minu puhul tegelikult ei saa isegi õhtuni mitte hakkama, vaid nende 4-5 päeva jooksul, kus ma olen teda iga päev kasutanud, ilmselt ka rohkem kui teisi telefone, on ta kuskil kella 6-7 ajal olnud juba täiesti tühine, ma pean teda enne laadima, et ma saaksin seda ka õhtul kasutada. Pixel XL-il on 3450 mAh aku, millega ma saan tihti terve päeva läbi ja iPhone'il on kõige väiksem aku 2900 mAh, millega ma saan samuti rahulikult terve päeva läbi. Üks asi, mis tekitab minust kahtlust igapäevasel kasutusel Galaxy puhul on ka see, et kui ma näiteks jätsin ta öösel laua peale lihtsalt täis laetuna 100%, siis hommikul telefoni võttes oli seal ainult 87%. Pixel kaotab tavaliselt 24 tunni jooksul ainult 1% ja iPhone samamoodi 1% kui sedagi. Vägagi tervitatav innovatsioon selles telefonis on aga Bluetooth 5.0, mis lisab siia mitte ainult ka rohkem kiirust, vaid ka rohkem võimekust. Ehk siis me saame palju parema kvaliteediga audio, kui te kasutate Bluetooth kõrvaklappe ja palju kiirema stabiilsuse samamoodi andmete vahetuseks.
mina varasemalt kasutasin Apple'i AirPod kõrvaklappe igapäevaselt ning Bluetooth 4.2 Androidi kasutades oli seal tihti sünkronisatsiooni probleeme ja väikest hilinemist helil. Seda probleemi pole ma Samsungiga kunagi veel tajunud ja Samsungi Bluetooth 5 on tõeline innovatsioon. Suurem uuendus Samsung Galaxy S8 on ka see, et siin ei ole enam füüsilisi nuppe. Küll aga kui sa vajutad tugevalt kodunupul, siis justkui tunned, nagu sa vajutaksid seda. Kuigi tulles iPhone'i pealt, see toimub vajutas ainult nupu all, kus see mootor asub, siis siin väriseb terve telefon. Ehk kui sa vajutad, siis sul tundub, nagu sa vajutaksid igale poole üle ekraani. Teine asi, mis mind selle puhul natuke häirib, on see vibratsioon, ehk kui ma panen ta laua peale, siis on niisugune tunne justkui nagu keegi hakkaks saagima, kui mul telefon heliseb. Sama on tegelikult ka Pixel, kuigi see on väheke delikaatsem, see ei ole kaugeltki võrreldav selle tactile mootoriga, mis on nagu puutetundlik võnkemootor, mis on sees iPhone'i puhul, kus on see palju delikaatsem ja seda ei pane keegi tähelegi. Galaxy S8 on sisse ehitatud ka palju erinevaid viise ekraaniluku avamiseks. Üks neist on näiteks see, kus ta tunneb sinu nägu ära, kus sa võid telefoni kasutada ka täiesti all ja ta näeb kaameras sinu nägu ja see avaneb. Selle probleem on see, et ma tihtipeale on kasutanud ka teist telefoni, et näidata pilti, et täpselt samamoodi see toimib, nii et see ei ole tegelikult väga turvaline, kui keegi võtab su telefoni ja tahab seda pahatahtlikult kasutada. Väga turvaline viis on aga silma iirise skaneerimine selle spetsiaalse sensori läbi, mis siin sees on. Küll aga selle probleem on see, et sa pead panema telefoni niimoodi imelikult omale näo kõrgusele ja 20 cm kaugusele, mis tihti tekitab sellise imeliku olukorra, eriti kui sa oled avalikus kohas ja tahad seda kiiresti teha. Sul peavad olema silmad üsna avatud ja sa ei tohi ka prille selleks kanda. Kolmas viis on näpujälge kasutada siin taga. Selle põhiline mure on see, et enamasti kui sa telefoni niimoodi käes oled, siis su näpp ei ulatu siia ülesse. Ja sa pead liigutama natuke allapoole ja sellega ma tihti lähen rohkem kaamerale vastu, kui ma lähen näpujäljele vastu. Ja näpujäljega pead tervenisti selle sensori ära katma, sest muidu ta lihtsalt väriseb, aga tegelikult ei lähe sisse. Enamus kordel ma ei kasuta seda, kuna see ei ole mu näpu all ja kui see on, siis mu näpp ei ole seal täpselt peal, nii nagu see peaks olema. Ehk enamus kordel, kuigi siin on kõik need ägedad võimalused olemas, jätan ma selle ekraani avamise ikkagi selle sama vana hea koodiga alla, sest ükski nendest ei tööta perfektselt. S8 on välimuselt väga tuttav kaamera, kuid tegelikult täiesti uus sensor Sony poolt, mis on võimalik palju kiiremini protsessima andmeid ja annab ka palju parema HDR piltide teravuse. Sensor ise on endiselt 12 megapikseline täpselt samamoodi nagu ka iPhone'il ja ka Pixeli puhul, küll aga ava on 1,7, kõige suurem ava nendest, järgneb iPhone 1,8 avaga ja Pixel 2 avaga. Samsungi kaamera on väga hea ja seda eriti just pimedas või tugeva valguskontrastiga kohtades. Kaamera on seejuures aga väga personaalne valik. Mulle lihtsalt meeldivad naturaalsemad toonid ja mitte ületeravustamine kunstlikult. Samsung aga teeb just seda. Klassikalised on värvid eriti kontrastsed ning teravus on üle keeratud reaalsusest. Minu lemmikkaameraks jääb endiselt Google'i Pixel XL ja siin näitage mõndasid näiteid miks. Sellepärast, et see tarkvara teeb kõige paremat tööd nii siseruumides kui välisruumides ja see on kõige balansseeritum maitse iPhone'i ja Samsungi vahel. Ükski kaamera loomulikult ei ole neist ideaalne pimedas pildistamiseks, kuigi paremuse tulemuse annab ikkagi Google Pixel, järgneb Samsung väga lähedal ja kaugemale jääb neist iPhone. Samuti mulle meeldib enim Google Pixeli eeskaamera selfide tegemiseks, kuigi mulle väga meeldib Samsungi natuke laiem nurk nii eeskaamera puhul kui ka tagakaamera puhul. Samuti on video puhul kõige paremaks valikuks just S8 või iPhone. Nii Samsungil kui Google'i telefonil taga ainult üks kaamera ühe objektiiviga, mis tähendab, et see on fikseeritud ja teil ei ole võimalik optiliselt zoomida. Seda on võimalik teha ainult iPhone'il 2 kaameraga, kus on 28 mm ja 56 mm vahemik. Need 2 kaamerat iPhone'i võimaldavad teha ka portreefotosid, kus taust on eraldatud objektist ehk tekib selline sügavusefekt, mida tavaliselt on võimalik ainult saavutada suure sensoriga kaamerate puhul. Sama efekt on sisse ehitatud ka Samsungisse Pixeli kaamera funktsioonidesse, kuid see ei toimi kunagi sama hästi. Tarkvara vaadates tuleb Samsungiga kaasa Androidi viimane Nougat 7.0 versioon Samsungi enda TouchWiz toonidega ja disainiga.
TouchWiz on esmakordselt Samsungil tõeliselt kiire, kasutatav ja mugav ja enamus funktsionaalsused on tõeliselt asja eest siin. Kuigi Samsung kasutab oma operatsioonisüsteemidele läänemaailmas Androidi, siis nad arendavad kõikidele Google'i aplikatsioonidele aga konkurendi, alustades kellast, kalendrist, kalkulaatorist, e-mailide, failihalduseni ja kõige muuni. Mis sest, et nemad ei kontrolli ja ei ole platvorm, nad püüavad aga nii käituda ehk pakkuda konkurentsi Google'ile ja mitte anda kogu võimu käest ära. Küll aga minu arvates ei saa nad sellega väga hästi hakkama ja pigem vastupidi muudavad kogu kasutajakogemuse palju halvemaks sellega, et kõik need äpid on installeeritud juba enne nii Google'i kaustas kui Samsungi kaustas, kõik konkureerivad täpselt samad äpid ja need pigem viivad isegi tarbija segadusse. Näiteks esimene neist on Bixby, mida on võimalik kasutada siin küljel oleva nupuga ja see viib siia avalehele, kus sul on võimalik saada erinevaid ülevaateid oma kalendrist, kontaktidest, ka uudised, ilm, aga see ei tee midagi muud enamat, mida suudab teha Google läbi selle, et ta on integreeritud operatsioonisüsteemi tasandil, kui ma kasutan teda Pixeli Excel telefonis. Samamoodi, kui ma vajutan kodunupule, avaneb mul aga hoopis Google'i Assistant, mis on sisse ehitatud Androidi operatsioonisüsteemi ehk juba siin on mul 2 konkureerivat assistenti. Tagasi minnes Bixby juurde, siis täna on väga vara öelda, kui võimas toode sellest saab tulema, sest täna veel häälkäsklused ei toimi, aga mina enda sees kahtlen, kas see saab olema sama hea kui juba olemasolev Google Assistant või Amazoni Alexa toode. Lisaks infokaartidele, mis on sarnane Google'i pakutava teenusega Google Assistanti all, töötab Bixiga kaameras. Küll aga taaskord isegi kui ma teen pilti Bixbyga Samsungi enda karbist, siis ei tunne ära seda pilti, et soovitada mulle Samsung Galaxy S8 toodet Google'i otsingus. Palju rafineeritum on aga ääreekraan, mis enam ise välja ei hüppe nagu Note 7 puhul, kuhu on võimalik teha oma otseteid erinevatesse rakendustesse või tööriistade jaoks. Samamoodi on palju paremini lahendatud mitmes aknas korraga aplikatsioonide avamine, mis täna töötab väga hästi ja palju rohkemad aplikatsioonid ka seda toetavad. Kokkuvõttes mulle Samsungi S8 telefon väga meeldib, aga seda eelkõige välimuse osas. Ja müts maha selle eest, et nad on hakkama saanud tõelse meistriteosega nii oma ekraani mahutaviselt kui ka materjalidelt ja mugavuselt olles klaas ja metall ja seda tõeline teeraja uue generatsiooni nutitelefonide seas. Küll aga kui vaadata terviklikuna nii riistvara kui tarkvara omavahelist koostööd ehk üleüldist kasutajakogemust, siis siin midagi hõisata ei ole. Samsungil on veel pikk tee minna, eriti kui vaadata kolmanda osapoole arendajaid, kes ei ole mõelnud oma äppe sellise ekraani kujuga või sellise ekraani suhtega, ehk sinna läheb veel pikka aega, enne kui need on optimeeritud selle jaoks. Samamoodi Samsungi enda asjad, näiteks Bixby, mis tuleb välja alles sügisel või suvel, kes seda teab, mis on telefon juba väljas, aga asi tegelikult ei toimi. Samamoodi 4 erinevat viisi ekraani avamised, millest tegelikult ükski ideaalselt ei toimi. Sama kehtib ka 2 kaamera puudumise kohta siin taga, et võimaldada optiline zoom ja ka aku kohta, kus on mindud sellist kindlat teed, mis tegelikult ei rahulda enamus tiheda kasutusega inimesi. Ehk ma soovitan Samsung Galaxy S8 ainult inimestele, kes on juba ennast ostnud sisse Samsungi ökosüsteemi, kasutades nende kaasast kantavat elektroonikat, televiisoreid, kodumasinad ja nii edasi. Küll aga kui sa lihtsalt tahad omale väga head Androidi telefoni ülihea kaameraga, siis ma soovitan sul pigem vaadata Pixel või Pixel XL telefoni. Samal ajal jään ma pikisilmi ootama, milline tuleb uuendus nii Google'i Pixeli telefonile sügisel kui ka uus iPhone. Kas need saavad olema lähemal sellisele, mida oli Xiaomi Mi Mix telefon, kus on peaaegu terve esiekraan 93% või isegi 100% ulatuses ekraan, nii nagu me oleme kõik unistanud. Suured tänud vaatamast! Anna mulle teada siin üleval küsimustikus, millise nutitelefoni sina omale täna võtaks, kui saaksid valida ükskõik millise maailmas. Jaga ka oma mõtteid siin all kommentaariumis, pane näpud püsti, kui meeldis ja näeme juba järgmises videos.